Minu elukroonika. Esimene. K.R. Pustale annetan selle raamatu. Those friends thou hast, and their adoption tried, grapple them to thy soul with hooks of steel. Shakespeare. 1. Mine siis Werner ja Tourette, ütles preli Marie Antoinette Amhage. +5, sa tead ju, kus ta on. Väike parun Werner viskas oma liblika kaha murule ja niisama väike Otto Erdel kuulis kinnis silmadega, kuidas Werner nende rutuliste lühikeste sammudega, mis paruni proua von Fart tegi sõnade järele, ainsam peen jooksusamm olgu, kruusa mööda mäele ruttas. Plüvit, kostis tal kõrvus edasi, nagu sõbraliku linnu häälitsemine ning ta surus oma pää veel suurema kodusoleku tundega vana preli Amhage sülle ja siputas jalgu vastu taevast, mille valgus ta kinnisurutud laugude vahelt tundis. Werner toob kohe räti, siis istub preli Amhage sellele ja ei tarvitse jooksjat muru alt karta, siis paneb tema Otto pää uuesti tema sülle ja siis hakkab preli Amhage muinasjutte jutustama. Preli Amhage kaevas oma lühikesed paksud sõrmed 6-aastase poisikese lokkavad tuti sisse. Vaatas oma ainsa silmaga, mis häädusest läikis, nagu vaikne hele tiigikene lootuseta ümbruses poisikest ja küsis siis. Sa ütlesid, kui punases majas käisime, et mäletad. Ütlesid ikka mäletan. Mida sa siis õige mäletad? Otto mõtted lendasid tagasi punase maja juurde, kus nad praegu olid käinud. Ta teadis, et ta seal oli sündinud, siis teadis ta edasi, et pärast seal vanad parunipreilid elasid, kes nüüd suurde Häärbergi kolisid, sest et punasesse majja üks kihelkonna kohtunik pidi tulema. Aga kõik muu oli seni mälestusest ära pühitud olnud ja kuna nad punase maja teisele korrale olid läinud, siis ei olnud ta ka veel mitte midagi mäletanud. Tühjad seinad ei ütelnud mitte midagi ning see ambra ja lavendli lõhn, mida vanad preilid järele olid jätnud, see oli temale suurest Häärberist niisama tuttav. Aga kui ta aknast alla oli vaadanud ning kui ta all halli koja nägi sätendavat, nagu oleks see 1000 tähti täis, siis mäletas ta häkki. Sample complete. Ready to continue?